tere tulemast tagasi minu kanalile. Täna ma teen sellise teistsugusema video, et proovin teha 3 retsepti, mis ma leidsin siis Instagramist või siis TikTokist, et ma proovin, kas ma saan ka panna need TikTokid või Instagrami reelsid siia, mida ma siis teen parasjagu, aga ma arvan, et ma pean selle tegema niimoodi, et mitme päeva vältele või mitme päeva jooksul selle kukkamise värki, sest teate isegi igastest vegan chicken nuggetsid põhimõtteliselt, et tundusid nagu huvitavad, nii et nagu ma tahaks ära proovida. Selleks ei ole väga palju asju vaja ka, mul on kõik asjad olemas, et on vaja kikerherneid, keedetud kartulit ühte, sellist keskmist ja muna ja jahu vist ja siis maitseaineid, nii et see on kõik. Nii et vaatame, mis siit välja tuleb. No mul ei ole sellist suurt kartuli, mul on 2 nagu väikest, nii et ma koorin ja pesen need ära. Ma panen siis need kartulid siia ja lasen neil siis pehmeks keeda. Panin oma sellesse retsepti seda Charlotte sibulat, aga ma panen tavalist ja neid läks 150 grammi. Ja siis kartut läks ka umbes 150 grammi. Nii et ma panen siia sisse kõik lihtsalt. Ehk siis ma panen sellest pool. Siit tuleb kaaluda 150 grammi. Ma panin natuke rohkem, sest siin on kindlasti seda vedeliku kaaluga. Pesen ära need ja siis lisan need siia sellesse blendrisse. Natuke vett läks ka, aga pole hullu. Ja siis pean nüüd ootama, kuni see kartul ära keeb ja siis siia läheb see 1 supilusikatäis maisitärklist ka ja siis maitseained. Ma arvan, et ma panen seda küüslaugu soola ka siia. Natukene. Seda muidugi retseptis ei olnud, aga ma mõtlen, et miks mitte. Siis panen natukene pipart. Siis panen soola natukene. Nii. 1 muna tuleb veel. No nii, kartul on ka nüüd keedetud. Kurnan ära. Sai siis nii palju kartult. Ma ei tea, ma loodan, et on nagu mitte liiga palju ja mitte liiga vähe. Aga ma mõtlen, et ma ei saa muna panna, kui see kartul nii kuum on. Ma ei tea. Las ta jahtub natukene siis. Niimoodi. Ma panin juba panni peale õli. Ma siis panen selle 1 muna siia sisse nüüd. Ja siis blenderdame ära selle asja siit. Nii, ma arvan, et on ok. Selline paste tuli see. Ma ei tea. Paljakas. Teen 2 lusikaga siit. Esimene retsept on siis valmis. Sellised need näevad välja. Ma vist võtan majoneesi kõrvale. Panin majoneesi peale. Vaatame, kuidas maitseb. selles mõttes, et kõige halvem ei ole.
aga nagu arvata oli, siis seda kiikerherne maitset on väga nagu tunda. Aga ma ütleks, et nad ei ole nagu nuggetsid, nagu vegan nuggetsid. Ma annaks sellele retseptile mingi 50, sest minu arust on see nii nagu midagi väga mõttetu. Ma ei tea, nagu mitte midagi ütlevat tegelikult. Meil pole midagi viga, aga nad ei ole nagu mingi vau, mega hea, lihtne värk-särke nagu. Aga nüüd mul on terve suurt või väike taldriku täis neid nii-öelda nuggetseid. Aga näeme siis järgmine päev, kui ma teen järgmist retsepti. No nii, täna ma teen siis need ülejäänud 2 retsepti, et kartulid mul juba siin keevad siin sülle mulja. No nii, ma alustan siis esimese retseptiga, mis on siis need kodujuustu peigelid, et ma vaja selleks kodujuustu, jahu ja siis seda küpsetuspulbrit. Ja ma näitan siis teile, et mis ja kuidas värkisegi. Nii on siis vaja ühte seda, kuidas eesti keeles on, ma ei tea, kappi seda kodujuustu. Mul on poja ka siin kõrval, nii et kui on mingi siin bää käib, siis see on tema. Võib vahepeal siin olla mingi vähe lärmikam, aga pole midagi, ta ei maganud täna, nii et saame niimoodi teha. Nii, siis selle lisan siia. Selle pean nüüd saumiksriga ära püreestama. No ma arvan, et piisab. Siis on vaja jahu. Aga kõigepealt mul on vaja seda siit kätte saada, sellepärast, et see on nagu siin kõik sees. Nii, ma arvan, et see on täpselt 1 kapp. Nii, küpsetuspulbrit. Kus sa mul oled? Nii, 1, 2 ja siis on vaja soola. Nii et ja siis on vaja ära segada. Ja siis ongi valmis tainas. Nii, selline see tainas siis välja tuli. Ja nüüd ma jagan selle 4, nii nagu nendes videodeski. Ja siis panen selle muna, no mis iganes, seda panen siia peale ja siis ahju. Nüüd teen siis 4 ja siis teen selle munapesu pesu peale ja panen ahju. Ma guugeldades leidsin, et 375 seda Fahrenheiti vist on 190 kraadi nagu siis seda Celsiust. Nii et panen 190 kraadi juurde need. Egg wash on peal, nüüd ma ei tea, ma võib-olla panen siia mingit seda fleiki soola ja siis ongi ahjuminek. Panen siis seda siia peale. Äkki on mul. Nii, järgmine retsept on siis sellised kartulikoogid, väiksengid, et siis on vaja kartulit, 900 grammi ja kartulitärklist. Nii, mul tuleb see nüüd ära smashida. Retseptis on kirjas, et 2/3 kappi. Ma teisendasin nüüd selle internetis ära ja seal näitas, et 83 grammi. Nii et ma olen siis 83 grammi. No, jah, sai
sai 1 gramm rohkem. Ikka juhtub. Nii, siia on vaja lisada soola ja pipart. Ja siis tuleb ära segada. Niimoodi, ja nüüd segan ära. Nii, mul on ta nüüd ära segatud, näeb siis selline umbes välja nagu tainas. Ja siis nüüd vormin nendest need sellised koogikesed ja panen juustu sisse. Mul ei ole muidugi, retseptis oli mingi kuubikud, mul kuubikuid ei ole, mul on riivjuustu. Ma arvan, et sellega tuleb ka okki-dokki täitsa. Nii, paneme siis kinni. Nii, mätsime kokku. Ja siis need tuleb lihtsalt ära paraadida mul veel. Võt. Nii, panin juba õli pannile. Nüüd on vaja lihtsalt oodata natukene veel soojaks läheks. Peigelid said valmis. Sellised nad siis näevad välja. Päris pehmed. Ma loodan, et on valmis ka. Nii, need panni või kartulikoogid, mis iganes hakkab vaikselt valmis saama. Peigelid on ka valmis ja 2 tükki on vaja veel teha ja siis saab juba proovida. No nii, proovime siis seda peigelit. Ta on suht pehme. Ta on nagu hea, tal pole midagi viga, aga ega ta midagi erilist ka. Aga noh, täitsa norm. Mingi singi ja värgiga päris hea. Nii et seda teeks veel, sest see oli nii lihtne. Proovime nüüd seda kartulipannukoogi värki. Ma pidin natukene tõusutama ära, sest õli oli nagu. Ja seda oli mu jaoks liiga palju. Nüüd mu käed ka kõik õlised. Vaatame, kas siin juustu on. Näha, näed, on küll näha. Cheese pull. Nii, hopsti. Oi jumal. Need on ka päris head. Ja need oli ka tegelikult suht lihtne teha, kui on nagu kartuliputru, mis on üle jäänud näiteks. Ja need olid siis need retseptid, mis ma proovisin. Loodan, et teile meeldisid need ja saite ise ka mingeid häid ideid. Ja näeme järgmine kord. Tšau!